täid tuli kõik välja. Vaata, sünnitusel ei pea sünnitusel üldse steriilne asi. Ei ole? Ei pea olema. Sellepärast, et ega seal ei ole midagi steriilset. Üldiselt on pohvi. Ei pohvida ka. Viska oma jalad laia diivani peal. Kui ruttume muidu... Ei, no tegelikult kui ma hakkan panema siin mõte oli siis see, et me võiks jõuda peaaegu sünnituseni enne pausi. Siis tuleb korraks paus, lõpuks laul. Siis sünnitame ära ja siis räägime Lauriga ka kaks. Ära seda keera. Et sa pead seda ainult väntama. Kui sa tahad aidata, sa oled nagu emakas, kes lükkab last välja. Ja mis see on? Ega ta väga ruttu ei sünni, kui ta pumpama hakkab. Ei. Me võime pea ära sünnitada, siis tavaliselt tulebki paus. Selge. Sünnitame pea ära. Siis tulebki tavaliselt paus selle pärast. Küll, kuidas süda pahaks. Minust ei saaks ähmaemada, mitte kui ma selle asja vaatan. Ma mäletan ametit. Tekitab emotsioone. Tekitab alati emotsioone. Pille saab täna teise lapse. Ma olen 4. kursus, nii ma olen ise jumala palju sünnituse vastu. Sa pead ise väga palju sünnitama. Ei, õnneks ei taha küll pärast seda neid aastaid. Allan, tule määri selle mulaaži nüüd rasvaseks, et see laps välja tuleks. Jaa, kohe tulen, jah. Kas peab keelega seda tegema? Ma ei pea teed. Kõsik pervert. Õve pervert. Arvselt see laps kannaks sinna sisse niimoodi. Ütleme niimoodi, et nüüd tulid tuhud ära. Nii, sina tuhud kadusid ära või? Tuhud tulid ära. Veet tulid ära, lauda määri kohta, aja kohta asju peal. Ära! Veet tulevad muule ajal ka ära. Vaata, sa hakkad siit seda väntama ja järjest siis laps hakkab järjest sündima kogu aeg. Aga me sinnani läheb aega, ma arvan, me kõigepealt paneme mu riidesse juuksed kinni ja siis räägime, mis siin, et seda tuleb tupsutada. Ei, seda ei pea tupsutama midagi. Ei, no sa juba tupsutasid ära, aga ma võin lasta Šeinal veel natuke seda... Tegelikult päriselt ei tehta. Ei tehta või? Ei, muidugi. See kõik on ju muidu nagu selles mõttes ikkagi... Silikone, tupele paned silikone peale. See muidugi klibiseb ju ise päris hästi. Siin tupsutati Pille. Ei oleks pidanud. Ma olin nii šokis, ma arvan, ma tõesti ei mäleta. See Pille sai trauma. Seal ei ole midagi, laps ise sünnib, sa lihtsalt toetad. Mida ise sünnib? See on pressid natuke kaasa, lapsed tulevad ise. Veel mitu tunnid sulle kestis sünnitus? Vist 11. Nii palju või? Aga see on see aeg, mis kael avaneb. Ega see, mis see actioni osa, see on ainult mingi 20 minti. Ma vähemalt 7 korda hüüdsin üle. Hei, arstid siia, nüüd küll on õige hetk käes. Ei ole. Tulid jälle, kuulge, oodake nüüd, aega on veel, ei ole veel käes. Tere hommikust, kell on 9:09 ja Star FM-i hommikuprogrammis tervitavad teid täna kolmapäeval 4. mail Pille Minev, Ženja Fokin ja Allan Roosileht. Tere hommikust! Lisaks sellele on meil stuudios ka tänased külalised. Sünnitusbrigaad. Sünnitusbrigaad hakkab toimuma otse sünnitus, otse eetris. Minna-Mai Bergman on stuudios ja Lauri Läänemets. Tere tulemast Star FM-i hommikuprogrammi. Tere. Minna-Mai on siis Tallinna nii-öelda, me võime öelda meditsiinispetsialist, kes aitab meil praegu siin sünnitada. Lauri on kaasas sellepärast, et nagu ma aru saan, käimas on tudengipäevad ja tudengipäevade raames võetakse vastu nii palju sünnitusi, kui vähegi jõuab ja vähegi võimalik. Ja tudengid on sellised vabameelsed inimesed ja sellele tulevad ikka selle suurtele pidudele ja järgnevad sünnitused ja nii see iive meil kasvabki, eks ole ju. Pannakse algus, jah? Pannakse algus, väga õige tudengipäevadega. Aga Minna-Mai, mul oleks sulle küsimus, et mitu sünnitust sa peab päevas näiteks vastu võtma? No siis kui ma praktikatel on, et see oleneb päevast. Eks täiskuu ajal on rohkem, aga no kuskil... Täiskuu ajal või? Jah. Täiskuu ajal? Jaa. Assoo! Aga tegelikult lapsi kuskil keskmiselt päevas sünnib, no oleneb päevas, kuskil keskmiselt 8 ühes haiglas, ma arvan. Aga tahaks rohkem juukseid, rohkem ka muidu või? No ikka jooks, kui neid oleks rohkem, aga vahel on väga palju. Kuule, Minna-Mai, sina oled ennast nüüd juba pannud mingisugusesse kohutavasse helesinisesse kummikostüümi. See on väga ilus, see on selline... See on vihmakeep. Ja see on vihmakeebi moodi keep ja nüüd pannakse kätte... Tänase ilmaga sobilik. Ja meil on stuudios, keset siin meie stuudio lauda on mulaaž. Ja see on siis üks osa sünnitavast. Mõtteline osa, ütleme. Üks sünnitavast naisest. Üks osa temast, jah. Et siin on siis tema kõhuõõs on avatuna siin meil laua peal ja seal on üks väike laps sees. Kõik on nukud, kõik on siis, tegemist on siis sellise mulaažiga. Selle peal tegelikult õpitakse siis. Jah, see on üks paljudest mulaažidest, et see on nagu selline mitte nii kasutatud mulaaž. Meil on üks teine, kus me päris niimoodi last välja ei vänta antud juhul. No me oleme täna kokku leppinud, et meie oleme Ženjaga perekond ja meie nüüd hakkame seda sünnitust siin vastu võtma. Oota tasa, kõigepealt peab sünnituseks vist looma õiged tingimused või millistes tingimustes on üldse võimalik sünnitada? Kõigepealt vaikne muusika.
küünal. Klaas veini. Klaas veini ma ei ütleks, aga muusikat kuulatakse küll ja sellist rahustavat asja, mis naisele endale meeldib. Metallica. Jaa, kui meeldib Metallica, miks mitte? Kuule, aga ma saan aru selleks, et ma saaksin need õigused seda sünnitust vastu võtta, pean ma panema endale mingid sarnased riided nagu sinul on, jah? Pille võtab ka nüüd selle keebi lahti, see on siis sellisest väiksest kotikesest, plastkotikesest välja ja seal on mingid sangad, need sangad seotakse... Need on ühekordsed muidu. Jaa, need on sellised sünnitusabipõlled, mis ämmaman paneb ette, et siis oma vormi riideid kaitsta. Seal on auk kaela jaoks. Üsna näeb välja nii nagu siis päris operatsiooni kittel. Pille, sa pead nüüd juuksed ka kinni panema, sest muidu pärast lähevad karvu jaa, juba on olemas ka juuksekumm. Kohe. Nii, Pille, siis praegu aidatakse teda siin. Nüüd on meil brigaad juba lausa stuudios ja nüüd sa pead kummikindad veel kätte panema ka. Peaasi, et ta ei hakkaks ennem sünnitama, et see mulaažnaine meil siin juba piiksuma ei hakkaks. Mulaažnaise taga on vänt, sealt hakkab Xenia väntama ja seda sünnitust nii-öelda siis esile kutsuma. Ehk siis mina kutsun sünnituse esile ja olen nii-öelda mina olen emakas täna. Push! Star FM-i hommikuprogramm jätkub siit. Meil on külas Minna-Mai Bergman, kes on Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist ja Lauri Läänemets, kes on tudengipäevade programmijuht. Ja meil on siis praegu stuudios algab kohe sünnitus. Allan ära jutusta, näed, et kiire on juba, sa panid nii pika laulu, laps tahab juba välja tulla. No nii, Xenia praegu aga kuidas praegu õigesti hingama? Käed panema siia. Nüüd näidatakse Pille. Ja siis kaitse lahkliha siia alla paned. Ära niimoodi tõmba. Siia käsid võeta siia ja siit lükkad niimoodi. Ära mulluda pead, mis sa teed, sa mulluda pea ära. Ära mulluda pead, palun. Võtame kahekesi vastu. No, pressi. Seeriakene, pressi nüüd. Oota, räägi mulle hingamisest. Ja nüüd on... Kuidas ma pean hingama? Peasündis ära. Nüüd võib peasündis ära, kui laps peab sündima. Käed on kõik täis seda verd. Mis asi nüüd puhkab? Emakas, sina puhkad korra. Mina puhkan korraks, ma olen emakas, nüüd ma puhkan.